Ma olen esmaspäevast alates, jah. Festival on ju äge. No see eilne kontsert oli muidugi täielik. Ma ei tea, kas juhtusid kuulma ka seda või? Nüüd ma kuulsin tagasisidet, mis oli väga positiivne. Okei. Raadiost muidu kandis üle ka seda, ja mis oli veel, oli hea, oli see avakontserdi, kui see Triin Ruubel mängis Mendelssohni. Et seda ma ei saanud küll siin olla, ma kuulasin raadios seda, aga no väga hea. Aga see, et Sumeret saame siin teha, see on ju igati super minu arust. See on ju väga normaalne, et selliste suure festivali raames on meie oma tegijaid ka, nagu ma mõtlen, oma heliloojaid promotakse. Šostid ja Mendelssohnid on kõik toredad, aga... Selge see, jah. Ja see üritus või tähendab, see lugu ise on ka niivõrd nagu teisest vallast, et ta vaheldus kindlasti väga hea selline multimeedia tükk, eks. Et üldiselt need kavad on siin ju küllaltki traditsioonilised, võiks öelda, isegi klassikalised, et selles mõttes ma usun, et ta mõjub täitsa värskelt. No ma loodan ka, jah, et kuidas nüüd rahvas sinna kinosse nagu tee üles leiab, on juba järgmine küsimus, aga vähemalt õnneks see kino ei ole kaugel kuskil, et on siin samas kontserdi vastas kohe, et võib ka kohe otse proovist tulla. Jah, otse proovist ja ühelt kontserdit teisele astud üle hoovi. Väga mõistlik. No jah, sina mängisid seda alguses. Kas sa mängisid haiglas ka või? See on ju põhimõtteliselt enamus sellest loo materjalist, mis tuleb fono pealt, on ju kõik haiglas salvestatud nende aparaatide pealt. Ja, no Lepo ju töötleski jah, kõigil nende igasuguste ossillografide jumal teab, mis asjade pealt ta tegi sealt ümber need, aga ma olin selle protsessi juures, jah, kui ta esimest korda esitles seda, enne kui me siis seal kinnisel üritusel peale läksime. See kinnine üritus oli arstidele, jah? Jaa, see oli mingi arstide konverents, mingi arstide üritus. Ja siis tol hetkel ei tehtud ju selliseid asju väga palju, et see oli väga kõva sõna ikka, et just, et kuidas monitori peal on siis kõik need südame seal võnkumised ja rütmid ja igasugused aparaatide näidikud, et... Minu arvates seal on süda ise lausa seal. Ja lõpuks ongi, jah, just, et lõpuks ongi süda ise ka, et et see koosseis ka, et kui nagu ta seda ette nägi, eks ju, et flööt, saks, siis sina tšelloga ja löökpillid, et see on ka suhteliselt selline nagu üsna huvitav tegelikult oma värvide mõttes, et... Jah, ja see lugu tegelikult on ju seda materjali väga konkreetselt ette pole antud, välja arvatud päris lõppe. Aga muidugi vorm on täiesti paigas tänu sellele, et see lint on seal all. Et selle loo puhul iga esitus on kindlasti natuke erinev. Just. Ja need vahelõigud, et kus siis on siis südame ja aparaatide need töötused ja siis kuidas need sulandatakse siis pillidega, et see on päris äge. Jah, süda juhib meid. Jah, just.